muidugi see on objektiivne külg, aga elada ei saa ju minevikust ei saa elada. Seda tuleb teada, aga elada minevikus ei saa. Elada tuleb täna ja vaadata homsesse. Ja meie nagu ei taha seda. Ja need, kes tahavad või tahtsid, need on surutud nurka, sest nende hulgas oli väga palju kaine mõistusega inimesi, need on minu meelest nende on kommunistid, nõukogude aegsed, Tegerinski. Need on kõik nurka surutud. Nende hulgas on väga palju tarku, oli ja on tänapäeval väga tarku inimesi, kes pole üldse Eesti vastased või Eesti iseseisvuse vastased, aga nad on punased. No me mäletame hästi enne rüütisõitu Moskva loobusõitis Moskvast, kuidas käisid kommarid ahju ja mis oli. No see on ju, tegelikult mind imestas alati, et Eesti intelligents, aga miks siis kõik vaikisid? See on ju häbi tegelikult Eesti rahva, meie ajal. Mina ütlen alati meie, see paneb eriti vihaseks, mõned rahvuslased Eesti poolt ja muide Vene poolt ka. Et mis kurat meie siin, kas oled nendega või oled siin nendega? Ei ole, mina pean ennast eurooplaseks. Selles mõttes, kuidas öelda, et kodaniku ühiskonnas ja pean ennast venelaseks. Ja see on minu isiklik küsimus. Euroopas pole üldse kombeks küsida, mis rahvusest olete, küsitakse, mis kodakondsus. Täpselt sama nagu Ameerikas või üldse, üldse läänes või küsida, palju sa teenid raha. Ei ole kombeks küsida, mis usku tulete. Ei ole, ma küsisin ükskord, kui ma tegelesin selle õigeusu kiriku kaitsmisega siin Eestis. Ende Lippmaalt. Ja ta väga viisakalt, delikaatselt andis mulle mõista, et sorry, see küsimus ei puutu vastused, siin ei saa vastused. Ja ma muidugi 1000 korda vabandasin, ma teadsin, et see ei sobi, aga see oli tähtis, sest tema oli üks eestvedajad riigipoliitikas, mis oli suunatud õiguse kiriku vastu tegelikult. Minu arvates muidugi. Ja nii ta juhtuski lõppude lõpuks. Me ikka tunnistasin seda kirika. Ikka tunnistasin. Ja see oli tingimus, muide üks tingimusi põhilisi, kas meid võetakse Euroliitu mitte. Kannatati ka 2004 aasta 1. mai astute sisse ja enne seda pidime tunnistama. Registreerisime. Nii et siin on väga palju asju, mis on seotud Eesti ajalooga, Eesti rahva kannatustega, aga mina arvan, et parem olen aus ja ütlen otse välja mitte ainult seda, mida ma mõtlen, vaid mida ma pean tõeks. Ma tean, et väga paljud eestlased, minu tuttavad räägivad seda sama juttu, aga nad kardavad sellest rääkida. Siis meil on korporatiivne ühiskond, sakslastelt võetud üle niisugune ja väike riik ka veel ja väike rahvas, sellepärast eriti kõik tunnevad üksteine teist. Ma mõtlen nõukogude ajal, kuidas käis Jäneda ja Uluspere vahel kemplemine. Kui minister oli lõpetanud Jäneda, siis koolkond tuli põllumajandusministeeriumisse ja vastupidi. Nii et see kõik see on, ja kõik tunnevad üksteine teist ja muidugi eestlane, kes tunnetab, et ta leidetakse ette, et ta oli nõukogude ajal mingisugune tegelane, ta mõtleb oma laste peale, ka lapsi ka, paljud ei leia tööd lihtsalt. Või leiavad töö, mis on palju madalam tema, mis vasta tema kvalifikatsiooni. Ta võiks palju rohkem kasu tuua Eesti. Ja ma tahtsin ise seda uuringut teha omal ajal, aga ma mäletan, üks tudeng tegi ülikoolis Tartus, tegi selle uuringu, et kuskil kolmveerand EKP Keskkomitee aparaadi töötajatest leidsid oma tuleviku peale, enne südu lagunemist, leidsid oma elukutsumise äris. Aga äris ega lolli ka ei lähe. Nii et räägitakse küll, nendel olid mingid võimalused paremad, nad leidsid seal oma mingid toetuse ja finantsile kõik lähedam. Võib-olla, aga nad eksisteerivad tänapäeval. Ma tahan öelda, igas aparaadis ongi kuskil umbes nii 3/4 või 2/3 on tarku ja 3 lihtsalt tõstavad. Neid on vaja, neid on ka vaja. Nii et midagi uut seal EKP keskusel aparaadis ei olnud, aga ma tahan öelda, et need olid inimesed, kes moodustasid vaba Eesti, kes oli eestimeelne, aga ta ei olnud maru eestimeelne, ta oli lihtsalt eestimeelne, minu meelest tsiviliseeritud kombel. Aga juhtus nii, et see ladvik oli nagu tsiviliseeritum ja tulid need isamaalased, tulid peale, nad avasid selle reservuaari, mis oli just täis minevikust paha meelt, revanšism, et meie ei saanud omal ajal kõike, et nüüd me saame selle kätte. Nad avasid selle reservuaari ja kõik see, nagu ma ütlen, šampusest oli välja suure rõõmuga, aga tagajärjed on ka teada, mis see. Me elame palju, mitte halvemini, ma ütleks, lollimini kui soomlased.
muidugi neil polnud seda rahvusküsimust nagu meil siin, või neil oli eelkõige rootslastega. See oli pehmem variant, aga ikkagi oli. Aga nad oskasid nendel vedas, nad olid ju autonoomia, Vene riigi, tsaari riigi koosseisus autonoomses seisundis. Nii et see andis ka mingid eelised, muidugi nad said luua oma iseseisvust autonoomia variandis, ütleme seal tekkisid poolriiklikud suhted ja kõik selleks, kuidas sujuvamalt. Meil juhtus kõik äkki ja kiiresti. Ja see seletab situatsiooni, aga me ei saa ja me ei tohi, me ei pea mängima, kuidas öelda, primitiivseid maru rahvusest. Ma ütlen isegi Leebedev rääkis omal ajal. Leebedev rääkis, et ja see on absoluutselt õige. Minu põlvkond, ma mäletan, kui Kalev mängis, ma kirjutasin Ogonjokis, kuidas Kalev sai viimased NSV Liidu meistrivõistlused, Kalev tuli NSV tšempioniks. Ja me kõik olime, kui mängisin mõni Moskva Dünamo või AKSK mängisin Kaleviga, me kõik Kalevi poolt. See oli meie omal. Või ma mäletan, see Tallinna Kalev oli see jalgpalli meistrivõistlused, Jašinil löödi, Kollo lõi värava. Ma kõik venased, Jašinil löödi värava. Siin ei ole mingid, ega sellepärast ma ei ole nüüd Vene vastanud. Aga see on minu, see väike kodumaa või suur kodumaa, see on minu. Ja seda oleks pidanud hoidma, hoolima, säilitama. Oleks pidanud kuidagi, ei, see kõik ju pooleks, kui ei meeldi, plats puhtaks välja. No võt, kahjuks suhtus nii. Aga ükskord peab hakkama ka mõtlema ka peaga, et tuleb midagi parandada, ei saa ju nii lõpp. See, mida praegu pakutakse juba nüüd selle integratsiooni asemel, see lõimumine, see on ju sama integratsioon, ma mõtlen halvas mõttes. Seda pole üldse vaja. Kui me oleme niivõrd erinevad, ma ükskord, see oli Raeklubi loomise ajal, oli Jaak Tamm oli veel linnapea, see oli üle 10 aasta tagasi. Voogletis suur mul kätte mäletan, arutati vene küsimust Eestis, Tallinnas. Ja ma ütlesin, kõik venelased eriti pugesid, et näeme, teeme suured sõbrad olema, ega see pole tsivilisatsioon, et me mängime seda sõprust. Vaid see on selles, et me austame üksteist. Ma ei pea armastama, see oli Jüri Paalmas, oli EKP keskkooli propagandaosakonna juhataja asetäitja. Tema artikkel oli, miks ma ei armasta venelast. Tegelikult ta rääkis vastu lidist, et ta tahtis öelda, ma ei pea armastama, ma pean austama. Sama on nagu riigi, mind alati süüdistaks, et kuidas see Moskva käib pikendus ja agent ja kuidas ta lubab räägida, et Eesti riiki tule armastada. Öelge mul, näidake mulle põhiseaduses. Kus on kirjutatud, et ma pean armastama Eesti riiki? Kuskil pole üheski maailma põhiseadus ei ole seda kirjutatud. Riiki tuleb austada ja see väljendub selles, et ma austan riigi seadusi, ma täidan neid. Ma olen seadus kuulema. Selles on riigi armastamine kaitsmine, aga mitte otseses mõttes armastamine. Armastama peab kodumine, oma rahvast, oma naist, lapsi. Ja see on minu meelest, see ongi see näitabki, et meie ühiskond, riik on nii, muide, seda kinnitab, kui ma olin jumal tänatud, et ta ütles seda proua Ergma. Ta ütles ükskord, et meie demokraatia oli paar aastat tagasi juba vähem. Meie demokraatia on lühikesest pükstes. Jumal tänatud, et tunnistas seda, et eestlane ise ütles. Aga seda tõsiselt eriti ei võetudki, nagu me oleme ikka kõige targemad lätlased, nollid, need on põdrad, venelased üldse, asiaadid. Niisugune üleolek, see on meie suur viga. Me peame aru saama, et me oleme väiksed ja võrdsed. Aga selles mõttes mul tuleb meelde väga hea, siis oli veel Sirp, oli peatoimet, oli Eduard Timm, praegu professor poliitoloog, ja ta mulle rääkis, et üks artikkel oli väga tuntud mingi ühiskonna tegelane, kultuuritegelane oli Eestis, kes kirjutas oma artiklis, et kõik kultuurid on võrdsed. Ja siis Timm tal hakkas seletama, et te segate ära kah mõistet segane. Kultuurid ei saa võrdsed olla, paneme kausile. Prantsuse kultuuri, jätame Eesti kultuuri kõrva, paneme Läti kultuuri. No mis kaalub üle? No ikka Prantsuse kultuuri. Asi oli teine, ta tahtis öelda hoopis teist asja, et kõigil kultuuridel on õigus eksisteerimisel, võrdne õigus. Nagu põllulilled. Ühte lille on rohkem, teisi vähem, nad kõik elavad. Ja minu mõelest see ongi see arusaam, et venelasi ei oleks pidanud mingit demagoogia tegevuse armastama või seal, aga oleks pidanud mitte tõukama
ja muide, Savisaar teebki seda. Tema see poliitiline puant ongi selles, et ta seda teebki. Ta ei ole mingi suur, nagu räägitud, venelased arvavad, muide, see venelaste, see räägib vene kogukonna muide üldisest, tasemist ka päris primitiivsest. Et Savisaar on suur vene sõber. Ta ei ole. Ta ütles mulle ühes intervjuus, ütles mulle 10 aastat tagasi ütles niimoodi, et tema hoolib kõige eest kui poliitik. Tema jaoks on kõik Eesti elanik, Tallinna elanik. Ja venelane tunnetab seda. Tähendab, see on võrdne suhtumine. Vot see, mille eest mina võitlen ja mida kardavad kõik massimehed, kõik poliitikud praegu ja sellepärast mind pandigi sinna pinki, pronksöö süüpinki. Et tahetakse suu kinni panna.